Reisijate vedu kahe suurima linna Tallinna ja Tartu vahel on magus pirukas selles äris. Turuliider Lux Expressi bussid on 9 aastaga Tallinna ja Tartu vahel maha vuranud 2 miljonit kilomeetrit. Kui oli aeg otsustada uute masinate tellimus, mindi uuele tasemele ja otsustati kahekordsete busside kasuks. Kõikidel liinidel ja eriti Tallinn-Tartu vahel on nõudlus väga muutlik ja tipptunni ajal on reisijate äravedamine tõeline väljakutse olnud. Ja kui meil seni kasutusel olnud bussid täistundidel mahutasid 47 reisijat, siis nendes bussides nüüd on 63 reisijat. Et väga oluline osa on see, et me soovime pakkuda kindlustunnet, et bussiga saab kahe linna vahel liikuda ja sellest tulenevalt võib auto koju jätta. Neoplaani põhjal bussid tulevad reeglina tehasest 80-kohalisena. Need bussid on kujundatud ja disainitud Lux Expressi inimeste oma soovide kohaselt. No siin ma siis olen Lux Expressi uue kahekordse bussi äriklassis. Äriklass on nüüd üles toodud, kes Tartu vahet on sõitnud, see teadis, et see oli enne bussi tagaosas, nüüd siin eesotsas on all osas veel muutusi selles osas, et on loodud sellised pereistmed, kus saad neljakesi vastamisi istuda, nii et tegelikult mugavuse poole pealt siin küll lõivu makstud ei ole. Loomulikult lisaks on bussis olemas endiselt suured meelelahutusekraanid, korralik 5G internetilevi, kohvi ja pidevalt hea seltskond. Ühistranspordi korralduses on kahe linna vahel arenduste lõppfaasis ka kiire ja uuel tasemel rongiühendus Tartuga. Kas see tähendab Lux Expressi poolset vastukäiku riigile? Eestis on ikkagi domineerib autohullus ja ühistranspordil ei ole mitte midagi teha, ta peab olema nutikas, kaasaegne, emotsionaalne, väärikas ja ta peab nagu imema seda reisijat endale sisse. No ma ei tea, kas seda sõjaks saab nimetada, küll tean, et see diskussioon on üleval olnud juba aastakümneid, et sul on 2 erinevat ühistranspordiliiki, mis seda suunda katavad. Mul on hea meel, et Lux Express on teinud väga suuri hüppeid just ka teenuse kvaliteeti tõstes, et vastata siis reisijate ootusele, mis tegelikult ongi väga muljetavaldav, et see näitab seda, et kui teenus on kvaliteetne ja kättesaadav, siis on inimesed nõus ka selle eest maksma. Lõpuks paneb ikkagi kõik paika kiirus, hind ja sõidumugavus. Hugo Osol ise on alles mõned aastad tagasi väga negatiivselt suhtunud kõrgetesse bussidesse. Võrreldes selle 15 aasta taguse ajaga, kui ma olin seisukohal, et võib-olla kahekordsed bussid on natukene meie või isegi mitte meie, vaid just Lõuna-Euroopa teedel, kus kiirteedel maha keeramised olid ohtlikud see aeg. Et võib-olla on natuke liiga vara. Täna me ütleme, et enam ei ole hilja. Nüüd on õige aeg. Kas tõepoolest on nii, et tulevikus saab Lux Expressi sellise kena tüdralapsega koos minna ja pakutakse sellist kommi? No seda saame näha. Esimene reis veel ei ole tehtud, aga lootused on kõrged. On.